Ja ma olin tita ja siis sina just valvasid, kui me Elliga olime seal Puiestee tänava, siis sa tulid ka sinna. Sul on nii head soojad käed. Siis sa saad 91 aastat vanaks. Aga sa näed ikka veel väga ilus välja. Tuletad mulle seda suurt arvu meelde. Aga see on nii uhke arv. Kui vana sa oled? 15. Oi noor. Ma mõtlesin, et sa oled üle 20. Ei ole. Mis nimi? Madis. Madis. Mehe nimi. Mida muud siis? Mina olen sinu lemmik, Lea. Ja kas sa tead, teine Lea, Kaspari ema tervitab sind. Kaspari ema, ma nägin teda Tartus ja tema, kui ma ütlesin, et ma lähen Suulet vaatama, no vii Suulele tervitusi, nii et ta südames tervitab sind. Oi kui armas. Kui ma ükskord tulen, kui ma vanaks saan, ükskord tulen, siis teetab meile segasalatit. Seda võimalust ei antud talle enam. Nii jäigi see meile viimaseks kohtumiseks Suulega elavate maal. Aga meenutame nüüd Suulet mälestuste, piltide ning videote põhjal, mis tema elu kajastavad. Suule lapsepõlv möödus Suislepas väikese pere keskel, kus ema-isa kõrval oli tal ainus vanem vend Uudo. Sõjas vigaseks jäänud isa hoidis Suulet väga. Emal oli vigase mehe kõrval seetõttu raskem elu. Aga peres olid head omavahelised suhted ja armastav õhkkond. Suule käis Suislepa mõisakoolis, mida meie aastate eest ka oma lastelastega külastasime. Neiu sirgus ja kuigi emal-isal oleks tütre abi vaja olnud, tuli siiski kodust kaugemale minna elukutset omandama. Loomulik valik oli Tartusse, kus vend Uudo oli juba ees. Vennaga oli aga läinud nii, et ta oli vahepeal endale abikaasa leidnud. Õnneks kujunesid kahe noore naise suhted soojaks ja sõbralikuks kogu pika elu jooksul. Mina helistan Ellile, neil oli telefon juba sääl, et vaat niisuke asi on. Tule kohe siia. Kui sul on niisuke asi, tule kohe siia. No mina lähen siis paadimehega üle silda põld. Paadimees! Olid küll sillad olemas, aga paadimehed olid ka. No aga siis põld silda. No siis ei olnud ja siis oli Tuluhoone juures oli sild, aga nemad elasid seal Puiestee tänaval, Roosi tänavast üles minna. Ja mõtlen, et lähen Roosi tänavast, kas ma jõuan sealt üles minna. No jõudsin siis sinna ja Elli võttis kohe riisikoti välja ja tegi mulle riisitummi. Kõige enne süsi ja siis riisitummi, siis ma olin, ma ei tea, ma löö otsa sinu juures. Aga kõht minul kinni sai.
sest ta oli noor naine siis. Ja ta oskab, tal on seda närvitunnetust. Ta oli täitsa noor naine, no mõtlen, mis ta võis olla, 26-7 või niimoodi, no 30 ta polnud. Kui vana sina siis olid? No meil on 10 aastat vahet. Sa olid siis ju... Ma olin 16-17 või niimoodi, jah, niisugune plikanärts oli. Kuigi Suule ütleb enda kohta plikanärts, oli Mulgi neiust saanud päris kaunitar. Siin ollakse Elli ja Uudoga külastamas Toomede peret Pihlamäel. Suule käis tihedalt läbi Kolgata noortega ja võttis osa koguduse tegemistest. Ilus noor naine jäi silma Valdekole, kellega koos käidi läbi pikk elutee. Siin poseerib Suule ämmaaias Variku tänaval. Suulel oli oskus inimestega hästi läbi saada. Tal olid head suhted Valdeku emaga. Hiljem, kui ta oma ema maalt nende juurde elama tuli, oskas ta kahe vana naise omavahelisi probleeme kenasti lahendada. Esimene poeg Meelis sündis 1960. aastal. Haruldased kaadrid poja kasvamisest ja pereelust on kaameraga jäädvustanud mitmekülgselt andekas Valdeko. Kuna Valdeko oli tugevalt seotud spordiga, tõi abielu Suule ellu uusi muutusi. Nõtke Suule oli juba nooruses suislepas, ise trikke teinud, nagu Uudo tehtud fotod kinnitavad. Aga Valdeko viis Suule veespordi maailma. Ristiku tänaval valmis purjekas Seniora. Koos Ripsi perega tehti sellega väljasõite Võrtsjärvele. Valdekost sai purjesporditreener ja algusaastatel oli Suule treeninglaagrites toidutegijaks. Siin on laager toimumas Tamme poldril Võrtsjärve ääres.
1970. aastal sai Meelis omale väike venna. Pere suurenes ja Variku tänava pooles majas jäi elamine kitsaks. Aga pere noorim väikemees oli juba asjalikult kaasa aitamas uue maja ehitusel. See uue ehitamine oli pikk protsess, kus kõik oma jõukohase panuse andsid. Terve elu töötas minu tädi Suule ühes töökohas. See oli Tartu linnavalitsuse ehitusprojektis joonestajana. Ja väga palju kõike, mis on Tartus ehitatud, tehtud, on tema joonestatud ja tema käest ka läbi käinud. Siin on kirjanurgad, kus on alati ka joonestaja nimi. Need tehti niiviisi, et kõigepealt tehti joonis kalkale ja siis kopeeriti mitmes eksemplaris valgustundlikule paberile, seda nimetati valguskoopiaks. Isegi kasvuhoone jaoks oli vaja projekti. Ma neid vanu dokumente vaadates leidsin siis kasvuhoone projekti. Siin on nüüd näha, et kasvuhoone projekti koostajaks on Suule Säre, mitte ainult joonestaja, vaid ka koostaja. Kui ma nüüd vaatan seda 88. aastal tehtud kasvuhoone projekti, siis mulle tundub, et siin on need kirjad tehtud selle kirjutuse niisuguse vahendiga, mida ma tõin Saksa TV-st talle 82. aastal. Niisugune plastmassist trafarett, mille läbi oli siis hea vastavaid kirjasid teha. Aga muidugi ta oskas ka ise kirjutada vaba käega. Teeneka töötaja Suule juubeli tähistamine töökaaslaste keskel. Siin oleme Suule ja Valdeko hõbepulmapäeval külas nende uues ja ilusas kodus. Ta oli pitsu vai? Julli Tommi pitsu raksi. Pauka. No mis pauka ta sul on? Kes võib nii suur elukas tulla, et... Tal ei ole veel õige harvaks teljas. See on nii lappa loom. Tehke üks kuninglik pilt nii kahekesi. Söö nüüd enne. Tahabki. Vaata, kuidas sööb. Näe, Suulele ka meeldib, et Ütle nüüd hullukest, ta sööbki ära. Täiesti Suule kalli sõnajala. Lea tuleb kodu, hakkate misusi ilm süütu, Leaga pole mitte midagi saanud terve päev aeg. Lea läks südaledaks, tegi samuti kaunid riiki täis sellest. Aga sööb ära, ei teist nägugi. Kartulit ruutpesitsi. Patent kartulit ruutpesitsi
arvab, et see kuulub Nõukogude Liidule, kuid ei. See kuulub vaieldamatult Voorumõisa rentnikule Georg Ivaskile. Sellel praeguse kartohli sordil oli Voorus iga põõsa all. Need on meie esimesed videod tädi Suulest. Uudo loeb ette oma memuaare. Ja seal sees või ka vesi tõsta. Peale suislepast lahkumist Suule enam põllumajandusega ei tegelenud. Aga keskeas tahtis ta uuesti sõrmed mulda pista. Olime just saanud ühe vana maamaja ja seal kasvatasime koos tädiga kartuleid. Siin on rohimise talgud. Praegu on Marge ja Külli maadlust Assoga päris tore meenutada. Jätke nüüd. Tule Marge, üks. Asso kartulid ära. Mul hea see tähendust seda leiba või? Jah. Et see jäi nagu mainimata, et Külli on muda perenaine. Ja mina olen muda tädi ja muda tädi olen ma siin muda külas üldse. Külli väga loomi armastab. Täna hommikulgi oli suur probleem tibudega. Siis on talle väike looma. Kui mõtlen, mis võis Suulet pikka elu vältel rõõmustada, siis kahtlemata olid need perega seotud sündmused. Lapsed abielluvad, lastelaste sünd, laste elus hakkama saamine. Jumala õnnistuseks võis pidada, et majanduslikult oli perekonnal piisavalt kõike, mida eluks vaja. Osava perenaisena pakkus Suule külalistele head ja paremat. Sageli olid nad koos Valdekoga rõõmsad külalised Ripsi pere keskel. Suule 80. sünnipäeva tähistamisel oli koos veel suur ja rõõmus pere. Aga peagi pärast seda
saabus raske aeg. Kui vanemate surm kõrges eas on elu loomulik osa, siis poja liiga varajane lahkumine on emale, isale väga raske. Nii kaua, kui minu mälestused ulatavad, ma tunnen, et ma olen elanud nagu koos temaga nagu ühte rada sammunud. Suule ja Valdeko on minu elus olnud väga olulised, väga tähtsad inimesed. 3,5 aasta pärast tuli taevakoju kutse abikaasa Valdekule. Suule jäi leseks. Ja siis see mees oli siis tulnud ja ütlenud, et proua, ärge muretsege, et see lehm saab teil terveks. Ja siis mina olin toas kõvasti nutnud ja tema oli mind ikka rahustanud. Ja see mees oli nagu kõrvad kõik ajanud, et mis selle lapsel viga teil on. Kuidas sa julgesid tädi selle kõrge torni otsa minna, mis seal on? See oli veel niimoodi, et ega redel siit ei hakanud pääle. Jaa. See redel hakkas kuskilt siit pääle. Aga siis need pulgad olid siin. Ma ei mäleta, kas selle või siin. Jah, olid jah. Siis sai siia selle platvormi peale ja selle platvormi pealt juba käis redel. See saun on, mina esin veel sellel suvel saunas seal. See on ikka suitsusaun veel või? Jaa. Lapsepõlve sündmused on Suulel hästi meeles. Aga käesolevas ajas ta enam ei orienteeru. Ajab segi oma lähedased ja ei mäleta lähiminevikku. Meil on nüüd haruldane silmapilk. Minu ainus ja kõige kallim tädi on jälle Võrtsjärve ääres. Mul oli suur tegemine, et siia saada. Meie maja oli kohe nii järve ääres. Aga siit ikka tükk maad on minna, aga sellest tänu sellele on see ikka ilusam koht. Assu. Jah. Kuidas moodi? Noh, tuleb sulle külla või? No. Assu elabki meie juures. Ei, Valdeko ei ela siin. Valdeko elab ükskõik, kas kuskil
Tallinna pool või Tartu pool ikka. Aga siis Valdeko, kui kodus on, siis elab jah minu toas. Ja ta nii kinnitas, et mind vaatad siia, kunas sina sealt arvastus käid. Aga siis tuled ikka minu ava peale. No jah. Niiviisi, minu kallis tädi, nüüd me oleme sinu isa ja ema haua peal. Minu vanaema ja vanaisa puhkavad siin ja minu ema ja isa ka. No, olen ikka rääkinud, et ma lasen krematooriumis selle tuhastada. Nii nagu sa tahad, sa pead isegi ütlema. See väike purgikene ja siis seda siis ilusal suvepäeval siis tulete ja oma väikse labidaga siis teete seda au. Ja mina olen vana. Tegime koos viimase selfie ja järgmisel päeval lahkus ta oma kodust jäädavalt. Tuleme varsti ja paneme su maised jäänused Valdeko kõrvale maamulda. Jumalaga, armas Suule.